Tere jälle! Nüüd me hakkame liitma ja lahutama juuri. Nagu ma eelnevates videotes juba olen öelnud, siis kui ruutjuure all on erinevad arvud, siis ma ei saa neid niisama kokku liita. Ma ei saa ruutjuur 18 ja ruutjuur 2 kokku liita, sest juuremärgi all on erinevad arvud. See oleks sama, mis x pluss y. Ma lihtsalt ei saa neid kokku liita. Küll aga teades neid eelnevaid asju, mis me õppinud sinuga koos oleme, siis ma tean, et ma saan sellest 18 tuua teguri juuremärgi ette. Nii. Ma saan mõelda, et 18 on 9 korda 2. Nii. Asendan selle ära. Ja nüüd ma võtan sellest 9-st, võtan ruutjuure ära. See on 3. Ehk mul on 3 ruutjuur 2 pluss ruutjuur 2. Nüüd on need juuremärgi all olevad arvud ühesugused, ehk need liikmed on sarnased. Ehk mul oleks põhimõtteliselt nagu tehe 3x pluss x. Seda ma saan teha. Ja kui ma tahan nüüd neid liita, siis ma liidan siin ees olevad arvud. Siin on 3 ja kui ma arvu ei näe, siis on 1. 3 pluss 1 on 4. Ma saan 4 ruutjuur 2 ja seda ruutjuur 2 sealt lõpust ära kohe kindlasti ära unusta. Sest muidu läheb asi valeks. Et niimoodi ma saan neid ruutjuuri omavahel liita. Ja kui sa vaatad niimoodi veel, et mul on siin on ruutjuur all on 2, siis tasub vaadata, kas ma saaks siia ka kuidagi ruutjuur 2, et ma saaks neid üldse kokku liita. Kui ei saa, siis need ruutjuuri omavahel kokku liita ei saagi. Vaatame veel ühte tehet. 2 ruutjuur 27 miinus ruutjuur 48. Nii, 27. Milliseks korrutiseks ma teda teha saan? 9 korda 3, eks? Järelikult mul jääb siin 2 korda ruutjuur 9 korda 3 ja kuna mul seal all on juba ruutjuur 3, siis tasuks mõelda, kas see 48 ka jagub 3-ga. 4 pluss 8 on 12, see jagub 3-ga, järelikult 48 jagub ka 3-ga. 10 korda 3 oleks 30, 48 võtan 30 ära, on 18, 18 jagatud 3-ga on 6. Ehk ma saan see 48 on 16 korda 3. Mõlema ruutjuure all on 3. Ja nüüd ma saan need tegurid sealt ära võtta, need ruutjuured. 9 saan ruutjuure 3 ja 2 korda 3 on 6. 16 ruutjuur on 4. Ehk järelikult mul on 6 ruutjuur 3 miinus 4 ruutjuur 3. Nüüd ma siis liidan, lahutan neid ees olevaid arve ehk lahutame. 6 miinus 4 on 2. Vastus on 2 ruutjuur 3. Ja viimane näide. 2 ruutjuur 45 miinus 4 ruutjuur 20 pluss 3 ruutjuur 50. 45 ma saan teha korrutiseks 15 korda 3, aga see ei sobi mulle. Ma saan teha 9 korda 5, eks. Ja selle 20 ma saan ka teha 5 korda 4. 4 jälle ilusti ruutjuurt leidub. Aga 50 ma saaks teha küll niimoodi, et see oleks 5 korda 10, aga kuna 10 ei ole mingisuguse arvu ruut, siis see korrutis mulle ei sobi. Küll aga 50 on 25 korda 2 ja 25 on mingisuguse arvu ruut. Ehk ma pean vastavalt sellele need korrutised valima, et ühest tegurist ma saaks ruutjuurt võtta ja teisest ei saa. Ja nüüd võtame siis ära. 9 ruutjuur on 3. 2 korda 3 on 5. Vabandust, 2 korda 3 ei ole 5, vaid 6. Vaatasin 5-le otsa ja ütlesin valesti. 6 ruutjuur 5. Nii, 4, kui ma võtan ruutjuure, saan 2 ja 4 korda 2 on 8 ruutjuur 5. Kui ma 25 võtan ruutjuure, siis see on 5 ja 3 korda 5 on 15 ruutjuur 2. Nii. Ja nüüd ma pean vaatama seda, et 2 teguril siin on ruutjuure all 5, aga sellel 3 on 2. Ehk ma saan omavahel võtta need kokku need 2 esimest. 6 miinus 8 on miinus 2 ruutjuur 5.
ja selle kolmanda liikme siit, kuna temal on teistsugune ruutjuur, siis ma lihtsalt panen ta sinna lõppu. Ja mul jääbki vastus -2 ruutjuur 5 pluss 15 ruutjuur 2. Kui sa soovid, siis sa võid ka teha niimoodi, et sa paned 15 ruutjuur 2 -2 ruutjuur 5. Et see järjekord ei ole nii oluline. Küll aga on oluline see, et sa nüüd mitte kuidagi kokku panema ei hakka. Head harjutamist sulle!